See video tutvustab tekstitöötlusprogrammi Microsoft Office Word 2010. Siin näidatakse kõige üldisemad ja peamisemad kohad programmiga töötamisel. Programmi üleval on erinevad menüüd. Menüü avaleht ehk Home. Menüü lisa ehk Insert. Menüü küljendus ehk Page Layout. Esimesed 3 menüüd on kõige peamisemad ja olulisemad tekstiga töötamise seisukohalt. Iga menüü all on nupuriba. Home menüüs asuvad nupud on peamiselt seotud teksti vormindamisega. Insert menüüs on nupud seotud peamiselt erinevate tabelite, jooniste, kujundite ja muude taoliste lisavõimaluste lisamisega. Ning Page Layout menüüs olevad nupud on seotud üldisema lehekülje kujundamise ning küljendamisega. All paremal pool on võimalik vahetada tööakna vaadet. Kõige standardsem vaade on küljendvaade ehk Print Layout. Siinsamas kõrval on võimalik muuta ka lehekülje vaatamise kaugust. Ehk töölehte saab vaadata lähemalt, seda suurendades ning kaugemalt, seda vähendades. Standardne kaugus on 100%. Teksti sisestades kehtivad teatud reeglid. Näiteks tuleb iga sõna vahele sisestada 1 tühik ja just 1 tühik, mitte rohkem ja ka mitte vähem. Üldjuhul ei tohi sisestada tühikut enne kirjavahemärki, kuid peab tühiku sisestama alati peale kirjavahemärki. Kui kogu vajalik tekst on ära sisestatud, alles siis asutakse olemasolevat teksti vormindama. Teksti vormindamiseks tuleb see võtta aktiivseks. Aktiivseks saab võtta ainult 1 tähte, ainult 1 sõna, 1 lauset, 1 lõiku ja ka kogu teksti. Aktiivseks võetakse tirides hiirega, hoides hiire vasakut klahvi all, üle teksti. Kui tekst on aktiivne, saab muuta tekstis oleva tähemärgi suurust. Tekstikirja stiili. Üldiselt peab olema tekst joondatud sirgelt nii vasakult poolt kui ka paremalt poolt. Teksti vormindades tuleb vahel kasutada ka programmi mõõduriba. Kui mõõduriba ei ole ette kuvatud, siis saab selle nähtavale tuua üleval paremal pool asuva nupu abil. Mõõduriba abil tekitatakse näiteks taantridu. Kui tekst on aktiivne, siis mõõduriba peal vasakul pool asuva liivakella taolise kujutise ülemist kolmnurkset nuppu paremale poole tirides. Selliselt tekivad üle kogu aktiviseeritud teksti taantread automaatselt. Lõike eraldatakse lisaks taantreale veel ka suurema lõiguvahega. Lõiguvahe saab muuta menüüst küljendus ehk Page Layout nupu vahed ehk Spacing alt. Ka loetelu sisestades ei kirjutata üldjuhul loetelu ette numbreid ega midagi muud. Esialgu sisestatakse lihtsalt loetelu üksteise alla. Ja seejärel, kui loetelu on sisestatud, võetakse see aktiivseks ning numbrid sisestatakse automaatselt avaleht menüüst nupuga nummerdus ehk Home menüüst nupuga Numbering. Kõige viimasena lükatakse sisse ka avalehel ehk Home menüüs asuv paragrahvi nupp. See näeb välja nagu tagurpidi suur B-täht. Kui paragrahvi nupp on sisse lülitatud, siis on dokumendis näha täpselt kõik klahvi kasutused. Näiteks sõnade vahele sisestatud tühikud on nähtavad sellisel kujul punktikestena. Sisestatud Enter-klahvi kasutus on nähtav tagurpidi P-tähena. Kui sisestatud on Enter-klahv, hoides Shift-klahvi all, on nähtavad sellised tagurpidi nooled. Järgmisele reale minnakse vajutades Enter-klahvi. Järgmisele reale ei tohi minna, vajutades Enter-klahvi, hoides samal ajal all Shift-klahvi. Kui seda on tehtud, siis ongi näha sellised tagurpidi nooled. Need tuleks alati ära kustutada
ja asendada korrektse reavahetusega ehk ainult Enter-klahvi vajutusega. Ja järgnevalt kõik vajaminevad klahvid klaviatuuril.